Ja nüüd siis lähme edasi selle tõelise asjaosalise juurde, nende kõige keerulisemate lastele loodud või luua püütud uue teenuse teostajate juurde ja kõigepealt siis Ülle Keinaste Imastu koolkodu juhataja, 7 aastat Imastu koolkodus ja viimased 2 aastat selle juhatajana. Ja teie või sinu kodus või koolkodus, teie koolkodus praktiseeritakse, püütakse siis piloteerida seda uut teenust, mida me nimetame teenus 2. Aga sa räägid sellest lähemalt ise. Ma tahan öelda seda, et täna on suurepärane ja tore päev minu jaoks. Kuulan ja istun ja kuulan hommikul kõiki neid teie ettekandeid ja kogu aeg jookseb paralleelina omaenda töö kõrval. Ja siis ma sain aru, et tegelikult on väga tore saada sellest igapäevast keskkonnast kõrvale ja vaadata täiesti distantsilt. Ja see on väga kosutav ja väga teraapiline. Kui nüüd Koodi Üller rääkis oma neid toredaid lugusid, siis kohe mul ka kerisid need meie toredad lood ja tekkis hoopis selline tunne, et kui saaks, siis hoopis jagaks neid toredaid lugusid teiega. Aga minu tänane ettevalmistatud ettekanne on ikkagi meie teenuse tutvustus ja ei ole ma siin täna üksinda, mul on kaasas ka meie abiline, abimees, meie juhendaja, koolitaja Urve Tõnisson, hoolekande ekspertiisi nõustamiskeskusest Henk. Me ikka ütleme alati, et Henk on meie tarkmees taskus, kes meil on alati käest võtta, kui meil seda tarvis läheb. Ja olemegi siis täna selle oma ettekande üles ehitanud niimoodi, et mina räägin natuke teenusest ja siis Urve räägib sellest, kuidas nad meid aitavad ja juhendavad ja siis see võib-olla avab natuke ka meie sellist lähenemist ja teenuse sisulist poolt. Kui me selle teenuse avasime, siis hakkasid mulle tulema telefonikõned ja ma pidin päris põhjalikult ja pikalt seletama, mida see teenus iseenesest kujutab. Ja lähtudes sellest ma oma ettekande täna ka üles ehitasin, ehk et siis räägin sellest, et millisele lapsele see on suunatud, kuidas teenusele saab, kuidas me lapsi aitame, hästi põgusalt puudutan ka seda võib-olla, kui me jõuame, kuidas me selle teenuseni jõudsime, räägin sellest, kes on need lapsed, kes on need inimesed, kes lapsi aitavad. Ja lõpetuseks lihtsalt nimetan ära paar sellist mure või mõtlemise kohta ja siis sealt edasi annan sõna Urvele. Jah, sellel on selline mitte hästi kõlav ja üsna range nimetus sellel meie teenusel ja see ei meeldi meile endile ka. Ehk siis kohtumäärusega ööpäevaringtele erihoolekande teenus alaealistele. Kui ma olen seletanud, kellele see teenus on mõeldud, siis mul on hakanud helisema siin taga kuskil mingi kelluke ja ma olen mõelnud selle üle, et sellest teenusest ei saaks mingi lihtne vahend probleemsete laste ärapaigutamiseks. Ma tõeliselt ei soovi seda. Et see teenus on mõeldud ikkagi sellistele lastele, kelle psüühiline seisund ja sellest tingitud häired on ikkagi sellised, mis ei võimalda neil absoluutselt toime tulla oma igapäevaeluga ja saada hakkama koolis ja kes siis tõesti vajavad seda järelevalvet 7/24. On öeldud, et see lastel võib esineda ennast ja teisi kahjustavat käitumist ja praktika põhjal ütlen, et nii ongi, et tegelikult neil kõigil esineb kas seda, teist või siis mõlemat. Ja teenus on siis lastele vanuses 12–17 kah praktikas ka nii, et meie kõige noorem laps, kes tuli, oli 12-aastane
ja saavad nad siis olla kuni täisealiseks saamiseni. Ja ka sellest oli hommikupoole juba juttu, et see laps on siis teenusel tahtevastaselt ja on siis meie järelevalve all ja ütleme sellisest kinnisest ruumidest ta väljaspool liigub ainult saatjaga. Teenuse pikkuse määrab ära siis kohtumääruses sätestatud aeg. Küll on ka see võimalus, et selle kohtuotsuse või kohtumääruse saab lõpetada ka ennetähtaegselt, seda siis lapse seadusliku esindaja või siis teenuse osutaja või meie poolt, meie soovitusel. Ja seda võib siis teha kogu kohtumääruse perioodi jooksul, kui me leiame, et laps on nüüd juba saavutanud sellise tasakaalu ja kindluse, et me arvame, et ta võiks teenuselt lahkuda. Selles teenuse saamisloos tegelikult hommikul juba päris põhjalikult räägiti, ma ei hakka seda üle rääkima, aga reaalsus oli see, et 3. detsember eelmine aasta oli see päev, kui me läksime lastele järgi ja tõime oma lapsed enda juurde. Tegelikult nende lastega tutvumine või töö lastega hakkas juba oluliselt varem, kusagil augustis-septembris, sel ajal, kui me ruume ette valmistasime, töötajaid koolitasime, käisime juba nende lastega tutvumas, käisime neile rääkimas, mis koht see on, kuhu nad tulevad, rääkisime sellest, kuidas me seda kohta neile loome ja üks lastest käis ka koha peal, andis mingeid oma soovitusi, sai endale tuba valida, sai endale toa värvid valida ja mul oli kaasas ka selline slaidiprogramm meie Imastu koolkodu tegemistest ja toimetamistest. Me vaatasime seda koos, et kui lapsed tulid meie juurde, et siis see ei olnud neile nii-öelda tundmatu ega hirmuäratav. See sama. Ja märtsis siis, kui algas Norra projekt, siis loomulikult meie teenus liitus ka selle Norra projektiga ja meie oleme siis see nõnda nimetatud teenus 2. Teenusele suunamise protsessi saab algatada lapse seaduslik esindaja. Ja nüüd on see koht, et kui kohus leiab, et laps on tarvis suunata sellele teenusele, siis ta teeb selle otsuse või väljastab selle määruse. Aga see ei ole, see otsus ei sünni kergekäeliselt. Sinna annavad oma hinnangu ikkagi need lastepsühhiaatrid, kes nende lastega on pikalt tegutsenud. Ja kogu see eelnev jutt võib tunduda teile selline kuiv ja bürokraatlik ja natukene hirmutav ja eemale tõukav, et kohtumäärus ja lapsed on tahtevastaselt ja paigutatud sinna. Aga kujutage ette sellist olukorda, et kui see laps on jõudnud sellisesse seisu, et tema nii-öelda pendeldamise trajektoor on ainult psühhiaatriahaigla, turvakodu, tänav, sealt otsib politsei ta üles, haigla, turvakodu, tänav. See ei ole ühe lapse jaoks normaalne keskkond. Siis, kui laps on jõudnud sinna seisu, siis see jada tuleb katkestada ja tuleb kusagilt hakata looma lapsele normaalset elu. Ja kui see olukord on läinud nii, jõudnud sinna seisu, siis tehakse see otsus. Ja siis see laps jõuab meie juurde. Siin on dokumendid, mis peavad olema, see sama suunamisotsus, mis siis tuleneb kohtumäärusest, kindlasti psühhiaatri soovituslik raviplaan, õppenõustamiskomisjoni soovitus, lapse puude raskusastme tuvastamise otsus,
ja kõikidel neil lastel on ju ka rehabilitatsiooniplaan, sest nendega on ju ka eelnevalt ju tehtud väga pikka põhjalikku tööd ja proovitud erinevaid meetmeid. Täna on nii, et meie teenusel on nii intellektipuudega lapsed kui normintellektiga lapsed. Aga see põhjus, miks nad meieni jõuavad, on ikka üks. See on nende probleemne käitumine, ekstreemselt probleemne käitumine. Ja sellepärast on meie laste abistamise lähtealus ka probleemse käitumise konstruktiivsest käsitlusele tuginev. Ja sekkumisvõtted tulenevad normaliseerumisprintsiibist, mis on ühe lapse arenguks ja kasvamiseks normaalne keskkond. See on turvaline toetav kodu, normaalne on see, et laps käib koolis ja õpib, normaalne on see, et lapsel on oma vaba aja huvitegevused ja siis meie laste puhul veel on nende erivajadustest tingituna, nad vajavad ka veel mingeid spetsialistide teraapiaid. Ehk et kui me tahame kedagi normaliseerida, siis seda ei saa teha ebanormaalsetes tingimustes. Ja sellepärast me püüamegi või oleme püüdnud luua oma selle teenuse keskkonna nii võimalikult pere ja kodu sarnaseks, kui see on võimalik ühes asutuses või institutsioonis. Ja luua talle siis eakohane päevastruktuuri, pakkuda eakohaseid tegevusi, talle sobivat juhendamist ja tunnustame neid olukordi, kui laps on olnud tubli ja väga hästi hakkama saanud. Et meie lähtepositsioon ongi see, et me ei keskendu probleemidele, et me keskendume lapse positiivsele käitumisele, me keskendume lapse positiivsele tulevikule. Ma juba ütlesin, rääkisin, võimalikud peresarnased tingimused. Meie peres on 6 last, me nimetame seda pereks, pererühmaks, et teile võib see olla võõristav, aga kuna siin see sõna pere tuli juurde, siis tegelikult sinna pererühma on kaasatud ka lapsevanemad. See tähendab seda, et nad külastavad oma lapsi regulaarselt, kui nad tulevad ka oma peredega, vanaemad, õed, vennad. Ja siis on see, et mingi aeg nad saavad olla privaatselt omaette, aga üldiselt nad võtavad osa ka siis selle pererühma ühistest üritustest. Või kui meil oli sõbrapäev, siis olid vanemad kohal ja osalised võtsid kõigest osa. Ehk et kui me räägime sellest pererühmast, siis tegelikult selles osaks on ka nende laste vanemad ja pered. Struktureeritud päev, sellest me rääkisime, eakohased tegevused, igal lapsel on oma individuaalne tegevusplaan, kus on siis ära eesmärgistatud erinevad valdkonnad, on toimetuleku valdkond, on motoorsete oskuste valdkond, sotsiaalsete oskuste valdkond, kommunikatiivsete oskuste valdkond, kognitiivsete oskuste valdkond ja selle teenuse laste puhul siis ka tervis veel eraldi. Igal lapsel on oma preemiatabel. Kui teie rääkisite oma boonussüsteemist, siis meil on preemiatabel, sarnaselt teile saab ka koguda oma neid boonusmaile ja kui on siis mingi kokkulepitud arv neid boonuseid kogutud, siis laps ise valib, mis on see preemia, mida ta soovib saada. Ja kui ta on olnud tubli, siis ta sellega on välja teeninud. Ööpäevaringselt juhendab lapsi 8-liikmeline tegevusjuhendajate meeskond, päeval on korraga 2 inimest, öösel on 1. Ja nende tegevusjuhendajate hulgast on igal lapsel ka oma tugiisik. Tööpäevadel on pererühmas veel kohal ka sotsiaaltöötaja, kes veel on lisaks ekstra aitab lapsi. Ja kogu tegutsemine siis on üheskoos, kasutades nõndanimetatud 100% meetodit. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et
päeval toimivad kõik normaalse elu toimingud. Ja seda tehakse koos lapsega. Tegevusjuhendaja teeb seda koos lapsega või siis on see terapeut või on see psühholoog, kes iganes, tegutseb koos lapsega. Nüüd, milline on see protsent sellest tegevusest? See sõltub kas lapse toimetulekuvõimest, tema oskustest või ka sellest, milline seisund tal parajasti on. Kui tal on kehvem päev, siis selles tegevuses suurem osa protsentuaalselt võtab tegevusjuhendaja, aga tegevused ei jää tegemata lihtsalt sellepärast, et lapsel on kehv olla. See tähendab seda, et me püüame olla nii palju kui võimalik kogu aeg jätkata seda tavalist normaalset elu, mida üks laps peaks elama. Õppekeskkond. Meie lapsed õpivad siis kas lihtsustatud õppel või toimetuleku õppekava alusel ja siis kas ühel õpilasel keskendunud õppel või koduõppel, aga nendest õppevormidest räägiti siin ka väga pikalt ja põhjalikult. Ikkagi vastavalt sellele siis, kuidas see õppenõustamiskomisjon on soovitanud, mida on soovitanud. Ja eripära on siis see, et see õppetöö toimub meie juures, meil on kohandatud selleks spetsiaalne klass ja õpetajad tulevad siis laste juurde. Ja lapsi õpetavad meil siis toimetulekuõppel Mihkli kooli õpetajad, tegelikult Mihkli kool on toimetulekukool, kes iseenesest ka muidu paikneb meie majas, aga sellele õppele tulevad õpetajad siis ülevalt lapse juurde klassiruumi, käivad Tapa gümnaasiumi õpetajad ja Roosna Alliku põhikooli õpetajad. Teraapiakeskkond. Loomulik on see, et kõik sellised meie lapsed saavad psühhiaatri teenust, metooditeenust, metoode on meil majas tööpäevadel iga päev olemas, suhtleb lastega igapäevaselt, sotsiaaltöötaja teenust ja siis vastavalt rehabilitatsioonimeeskonna soovitusele siis sõltuvalt sellest lapse vajadusest, ehk nii nagu me ütlesime, et me disainime igale lapsele tema vajadustest lähtuva teenuse täpselt nii nagu rätsep õmbleb selga rätsepakostüümi täpselt sellise, nagu on tarvis, et vastavalt sellele siis saavad lapsed spetsialistide teenuseid juurde. Ja lisaks käivad lapsed oma huvitegevustes meie koolkodu päevakeskuses, meil on olemas oma kunsti, savitöö, käsitöö, savimuusika, kehakultuurituba saal. See füüsilise liikumise osa, jah, sellega me oleme ka väga-väga nõus. Me lapsed käivad kõik igal päeval kehakultuuritoas ja õhtul saalis. Saalis on meil suur sportbatuut ja me saame aru, et lastele see väga meeldib ja seal hüpates saavad nad päris palju oma pingeid maandatud. Ja me lihtsalt visuaalselt näeme, et peale seda nad on kuidagi lõõgastunud ja rahul olevad. Meil on veel erinevaid ringe, et võimalus käia rahvatantsuringis. Ja miks ma selle siia panin, on sellepärast, et üks poiss avastas rahvatantsuringi ja ta tõeliselt naudib seda. Ja see päev, kui on rahvatantsuring või on olnud mõni esinemine, siis sellel päeval on ta väga heas toonuses. Meil on ka hobused, lapsed saavad käia hobutegevustes ja kui see nende pererühma ruumid või piirkond on see selline kinnine piirkond, siis meie maja on ju suur ja seal toimub palju üritusi, siis lapsed käivad sealt oma kinnisest pererühmaruumist väljas ja võtavad osa kõikidest koduüritustest, nii maja sees kui väljas. Ja siis nad ka osalevad selles, et näiteks sõbrapäeval nende pererühmal oli tehtud oma näidend ja kui meil oli talendikonkurss, siis üks poistes esines oma luuletustega ja kui oli võimlemispidu, siis oli ka sellel perel oma võimlemiskavad tehtud, et nad on
kogu aeg kaasatud kogukodu kõikidesse tegevustesse. Meil on ka omad ajutubad, et meil on mõnus suur soe vesivoodi ja meil on suur mullivann, kõik lapsed saavad nii-öelda mullivannis käia. Vaatame eriti ühele autistlikule poisile, see on eriliselt mõnus ja lõõgastav tegevus, ta on peale seda, on ta eriliselt rahulolev. Ja loomulikult on kogu meie loodus, meie ümbritsev loodus on väga teraapiline juba need vaated aknast meie männimetsale. Ja kui neil on oma nii-öelda pereruumide otsast on eraldi väljapääs ja on tehtud selline aiaga piiratud ala, kus on, me nimetame seda elutoa jätkuks, kus on kiik, batuut, korvpallirõngas, laud ja nii edasi, siis igal päeval käiakse ka küll mitte alati kogu grupiga, aga ka siis 1 või 2 kaupa või väiksemate gruppidega käiakse siis ka väljas, kas jalutamas või siis ka siin meil üks mees tegevusjuhendaja siin üritas mingeid treeningprogramme teha, sest et keegi otsustas, et ta hakkab nüüd ennast treenima. Ja teraapiaid huvitegevusi viivad siis läbi rehabilitatsioonimeeskonna liikmed ja meie päevakeskuse tegevusjuhendajad, aga ka pererühma tegevusjuhendajad. Et kui on tarvis näiteks vanematele sünnipäevaks kingitusi valmistada või näidendiks mingeid asju valmistada või ka lihtsalt niisama on soov midagi teha, et siis seda teevad me ka meie oma pererühma tegevusjuhendajad, et nad on meil väga loomingulised. Et alles ma siin vaatasin, et oli tehtud mingi väga vahva robot ühel poisil, kellega sa seda tegid, oma tegevus tugiisikuga. Ja kui nad siis nii-öelda sellest oma kinnisest pererühmaruumidest väljaspool liiguvad, siis nad liiguvad kindlasti koos saatjaga. Seal nad üksinda ei liigu. Dokumenteerime siis oma töö rehabilitatsiooniplaanis, laste profiilikirjeldusest sa vist Urve natuke räägid järsku. Nagu ma juba rääkisin, on individuaalne tegevusplaan, kokkulepped, preemiatabel. Kokkulepped on need, et iga lapsega eraldi tehakse kokkulepped, mis pannakse paberile kirja ja nende kokkulepete alusel siis moodustub see preemiatabel. Ja see preemiatabel on tegelikult väga oluline abivahend lapsel mõistmaks ja aru saamaks, kui hästi tal läheb ja millised on tema edusammud, sest iga lapsel on selline oma kaante vahel toimik, kus siis on iga nädala see preemiatabel ja seda on hea lehitseda ja laps näeb ka piltlikult seda, kuidas tal on läinud. Ja mõnikord on siis ka niimoodi, et kui on jällegi mingi keeruline olukord, probleemi lahendus ja kui siis jällegi on väga raske oma käitumist juhtida, siis teinekord piisab sellest, kui töötaja ütleb talle, et kuule laps, sul on ju nii hästi läinud, sa ju ise tead, kui pikalt sa oled suutnud olla tubli, palun ära rikku seda nüüd ära, sa oled tubli, sa suudad. Ja võib-olla see roigas, mis oleks muidu lennanud, see lihtsalt kukub ja juba sellest on abi. Ehk et laste poolt vaadatuna on need isiklikud kokkulepped, mis vaadatakse üle igal esmaspäeval, istutakse lapsega vastastikku, vaadatakse üle ja tehakse igal nädalal koos lapsega see preemiatabel, kuhu ta siis alla kirjutab selle soovi, mida ta nädala lõpuks soovib saada, et see on selline iganädalane kindel rutiin. Ja kui näiteks oli väga ilus suvi ja kui oli lastel pandud oma preemia sooviks, et ma soovin minna mere äärde ujuma. Ja kui ta selle nimel pingutas ja oli tubli, siis lihtsalt leiti see aeg
ka muude tööde kõrvalt vaadati keegi administratsioonist, kes läks veel kaasa ja need lapsed said käia seal mererannas. Praegu on 2 poisile väga oluline, et nad räägivad kogu aeg ujumisest ja praegu on see, et kui ikka see preemiatabel näitab, et poiss on olnud tubli, siis ta sinna ujuma ka saab. Nii et ujumas me käime kaugemal Kadrinas. Jah, ja igapäevased märkmed ja tähelepanekud pannakse kirja pererühma kalenderplaanis, see on sisuliselt päevik, kuhu kirjutatakse see, kus käidi, kuidas läks, kuidas kellelgi täna olid, et sealt saab korjata siis ka informatsiooni nii tugiisik, kui näevad siis terapeudid, kui nad käivad laste juures. Kui rehabilitatsioonimeeskond käib koos, siis me teeme protokollid, räägime kõikidest lastest. Ja kui lapsteenused lahkub, siis tehakse loomulikult eesmärkide täitmise ja lapse edusammud või arengudünaamika kohta kindlasti mingisugune kokkuvõte. Vaatan, kas mul veel oli. Miks ma tõin siin välja niimoodi numbriliselt need inimesed, kes lapse rehabilitatsiooniprotsessis osalevad, on see, et näidata, kui suur on see inimeste hulk, kes nende laste abistamisega tegelevad. Ja tegelikult nende inimeste hulka kuuluvad ka meie Heiki nõustamiseksperdid, meie Hollandi sõbrad ja õpetajad ja perearst. Ja tegelikult on niimoodi, et kui me õpetajaid ei arvesta, siis iga lapsega tegeleb seal kusagil inimesi, sõltuvalt erineval perioodil 15–20, pluss siis õpetajad ja perearst. Et see inimeste hulk, kes lapsi aitavad, lapsi on teenusel 6, aga need inimesed, kes neid aitavad, et näete, kui palju neid on. Ja nüüd siis mõned mõtlemismurekohad. Ma üldse ei räägi neid lahti, ma lihtsalt nimetan need ära. Et üks on siis see, et intellektipuudega, normintellektiga lapsed on ühel teenusel koos. Ja teine on kõik see, mis seotub õppetöö korraldamisega. Aga nagu me siin täna juba kuulsime ja ma tean seda, kuidas need inimesed, kellest see sõltub, et need asjad leiaksid lahenduse, sellega tegeletakse ja küll need asjad ka korda saavad. Mida ma võin öelda, et tegelikult mina usun meie positiivsesse tulevikku. Kui me mõtleme nüüd tagasi, et nädala pärast, järgmine nädal saab aasta sellest, kui me selle teenusega alustasime, see on aasta. Kui nüüd Norra projekt hakkas märtsis veel vähem, et kus me olime aasta tagasi ja kus me oleme nüüd, kus me oleme nüüd, siis mõelge ise. Ja see minu usk positiivsesse tulevikku, see ei ole selline idealistlik unistus, vaid see tuleneb ikkagi sellel igapäevasel elul ja praktikal. Et kui ma mõtlen, et need lapsed olid seal aasta tagasi selles kaoses, mäletate, ma rääkisin, kus nad pendeldasid, siis praegu on näha, et selliseid tasakaaluperioode, kus nad saavad toimida täiesti tavalise lapsena, neid on järjest rohkem, et need perioodid on järjest pikemad ja et kui need pendlikõikumised on, siis kui pendel liikus enne sellise amplituudiga, siis nüüd ta liigub aeglasemalt, et see ongi dünaamika. See ongi see dünaamika. Ma ei tea, kuidas me selle mõõdame, kuidas me selle numbriliselt ära tõestame. Jah, et igatahes mina usun positiivsesse tulevikku. Me ajame õiget asja. Aga nüüd, Urve, tule võtta üle.